mäletan, Türi Krossil. Nõllak andis oma sikli 4,5. Ma läksin, et lähen proovin, et vaatan, kas meeldib. Sõitsin pool ringi, sikkel suri välja, proovisin käima lüüa, mina ei jõudnud. Kõik, lükkasin pool aastat üldse, ei mõeld selle peale. Ja siis kunagi Lehtse raja peal, ma ei tea, keegi andis 2,5. Jumal, hoopis teine asi. Plärts, käib, sõita, lihtne. Helistan kohe Kuusele, öösse kell 12 oli sikkel kodus juba valmis. Ja ongi. Sellest enam lahti ei saa, see on haigus. Ja see oli 2008 aasta äkki, kui ma ostsin endale esimese quadi. Aga siis sai lihtsalt poistega matkatud ja sõidetud ja mingi hetke pärast, kui sai krossi, siis kohe sõidetud sellega, et niisama trennis siis. Ja vist esimene võistlus oligi 2008 lõpp mingi kestvuskrossi äkki kuskil rannukarjaaris. Jaa, see on väga lihtne. Olin 3,5-aastane, isa tõi esimene päev jalgratta, ei saanud hakkama, siis tõi teine päev tõukeratta, siis sain tõukerattaga sõitmise selgeks ja 3. päeval tõi mootorratta mulle, siis ma olin 3,5-aastane umbes. Ja nii lihtne see oligi. No I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools gone, I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Ja, tänane päev oli sedasi, et jube vägev rada on ja hästi huvitav sõit oli ja ütleme niimoodi, et kui on võimalus, tulen veelgi siia. Et tugevamad võidavad, aga kodust öeldi, et tuleb jule peenega panna ja sai hästi rahulikult sõidata. Sikker ei kuradi töötanud üldse. Esimene start oli, kui Garbussi esimene löödvik läks. Katki isoleeriga lappisin. Jälgisin ainult, et see teine koht mulle liiga lähedale tuleks. Vahepeal viin hambad restis laskma. Et metsa vahel võttis tühja koos, viimane ring võttis tühja koos sisse, mõtlesin, jääbki seisma. Vedas ära. Tubli Suzuki. Mitte just kõige paremini selles mõttes, et tahtsin teha ennem Kiviõli treeningu korraliku siin. Esimene sõit, ega halvasti ka pole selles mõttes läinud. Esimene sõit lihtsalt seal kellegiga ringiga maha ja ka sõitsin kokku ja nii lõppuski esimene sõit minu jaoks. Aga teine sõit läks paremini ja siin ka oli väikseid tehnilisi probleeme, iste kadus pealt ära. Aga seda raskem oli sõita, et sõidud on natuke lühikesed küll, aga väga hea võistlus täna. Ma ütlen, kohati meeldib rohkem kui isegi mingid eestikad või need, et siin on need asjad kuidagi mõningad pidi on nagu rohkem paigas. Ma ei tea, rada on kuidagi paremini ette valmistatud või ma ei oska öelda. Et mulle meeldib siin, ega ei saagi teisiti olla, et ma arvan, kui senine eestlaste parim koht on Euroopakal 7. kokkuvõttes ja mina olin eelmine aasta 10. ja täna see on pool hooaega sõidetud ja ma olen 4., et ma arvan küll, et sellega tuleb rahul olla. Tuleb lihtsalt püüda hooaeg ilusti lõpuni sõita, et see koht jääks ka.
Tänapäev on läinud hästi. Ajasõidus olin esimene sõit võitsin ka, ma isegi ei tea, kas minutiga umbes vist oli vahe. Plaanid on praegu lahtised, et eks näen vaeva ja teen tööd selle nimel, et kuhugi kaugemale jõuda, aga eks tulevad aastad näitavad, et vanus ei ole veel kõige hullem, alles 21-aastane ja et väljavaateid on, eks tulevik näitab, mis toob, aga hinges tahan kindlasti väga kõrgele jõuda. No möödunud aasta seoses 50 aasta juubeliga sai tehtud ajaloo uuringuid hästi palju ja igasuguseid fakte kogutud, et 62. aastal ja siis Võru gaasianesaatorite tehas otsustas välja panna sellise kaaluka meeskondliku auhinna ja see nüüd kaalub ta üle 40 kilo on pronksist, roostevabast terasest ja malmist valmistatud Munamäe-torni koopia. Ja 70. aastatel oli ta väga populaarne ja tundub, et nüüd möödunud aastast saati hakkas jälle tõusma populaarsus. Et nagu eile oli näha, et õhtul juba oli pool parklat oli võidusõitjaid täis. Et sama asi oli 70. aastatel, et Lätimaalt, Venemaalt meeskonnad tulid kohale ja ütleme niimoodi, et karikat võita 3 aastat järjest eestlased ei saanudki, sellepärast, et lätlased tulid nii kõvade koosseisudega kohale. Ja eks ta vahepeal on nagu kõigis asjades on mõõnad ja tõusud, et tundub, et nüüd on jälle tõusuaeg. Vahepeal oli selline tunne, et jätaks asja sinna paika, aga õnneks nüüd Oliver tuli punti ja asi on jälle tõusuteel.